selleni, mis ma täna teen, ma jõudsin ilmselt läbi sihikindluse ja läbi järjekindluse, et ilma selleta ei ole võimalik. Minu siiani suurim rahuldust pakku saavutus on Remaxi brändi maale toomine kriisi ajal, et oli masu ja inimesed arvasid, et kinnisvarafirmasid siia ei mahu, väga paljud läksid pankrotti, väga palju maaklereid läks turult ära, aga mina siis tulin täpselt sellel hetkel turule, et see on siiani suurim saavutus, et see bränd ka siiani on ja toimib. Praegune meeskond Epicenter kinnisvaras on üks parimaid saavutusi läbi aastate, et läbi vigade, läbi eksimuste, läbi inimeste tundmise ma olen jõudnud sinnamaani, kus ma olen loonud meeskonna, kellega ma nagu tõepoolest tunnen, et meil on nagu võimalus väga palju saavutada. Kõige efektiivsem igapäevaharjumus, mida liidrid peaksid endas arendama, on üks asi on kindlasti varem ärkamine ja teine asi on ette näitamine, et kui sa midagi ootad oma inimestelt, siis näita ette. Ebaõnnestumised on mind elus teinud väga palju tugevamaks. Ma ei karda vigu ja tänu sellele minu meelest see aitabki nagu edasi minna, et ma olen kujundanud endast väga palju uusi harjumusi, uusi mõtteid ja inspiratsiooni just ebaõnnestumistele, et kui neid vigu ei ole, siis ei ole võimalik edasi minna. Ja kriitika siia juurde on ka väga oluline asi, et minu meelest kui kriitikat ei ole, siis ei ole ka arengut. Liidri kõige tähtsamad väärtused on motivatsioonioskus, inspireerida kindlasti inimesi, järjekindlus ja ettenäitamine jällegi, et kui liider teeb seda, mida teistelt ootab ja oskab seda teha, siis see on nagu kõige suurem väärtus. Liidrite jätkusuutlikkuse tagab ikkagi inimestesse uskumine, motiveerimine ja järjekindlus. Et kuidas sa nagu saad olla jätkusuutlik ja muidugi endas uskumine ka, et väga paljud ettevõtted võib-olla nagu mingil hetkel lõpetavad oma tegevuse või ei toimeta just sellepärast, et tekivad mingid raskused ja sellisel juhul liidrid kaotavad endasse usu ja võib-olla oma meeskonda usku, et endasse uskumine peab nagu olema nagu kõige olulisem. Enesejuhtimine on alati raskem kui teiste juhtimine ja ma arvan, et see on sellepärast, et üleüldse inimestel on iseennast distsiplineerida juba raskem kui kedagi teist. Soovitada ja teoreetiliselt praktiliselt nõuandeid on alati lihtsam, kui ise neid järgida. Enda kogemusest võin öelda, et üks raskemaid asju on aja planeerimine ja enda kalendrisse, et ma ise koolitan seda ja näen seda, et võib-olla kõrvalt isegi, et nende tulemused on läbi koolituste paremad kui minu enda omad, et see vajab harjutamist. Et ära tunda liidreid oma meeskonnas, me saame selle järgi, et nad käivad rohkem kohal, nad on rohkem ettevõttest huvitatud, neil on mingisugune oma vaatenurk, mida nad tahavad ettevõttega jagada, nad hea meelega aitavad teisi, ei ole ainult enda ette, ehk et nad on meeskonna inimesed. Meie hoiame oma ettevõttes motivatsiooni läbi väga palju müügivõistluste, läbi selle, et võtame inimesi kokku ka vabal ajal. Müügivõistlused siis on meil näiteks väga palju motiveerib inimesi reisimine, eriti praegusel sügisel ajal on ju, siis me teemegi sellised 12-nädalased müügivõistlused, mille tavaline peaauhind on siis kas Itaalia reis, nüüd meil on tulemas Tai reis ja see panebki inimesi nii-öelda pingutama, et reisid ja ma arvan, et see igakuine meeskonna kokkutulek, me teeme spordimängud, kus nad saavad nii-öelda omavahel võistelda, kus ei ole alati mingisugused väga suuri rahalisi auhindu, aga see lihtsalt hoiab inimesi koos. Kindlasti koolitused ja one-on-one coaching, mis on tänapäeval läinud järjest popimaks ja mina näen järjest rohkem, et see toob nii-öelda kasu. Et ei ole enam nagu nii-öelda väga palju selliseid, on ka grupikoolitusi, aga paremad tulemused tulevad siis, kui omavahel inimestega nii-öelda üks-ühele rääkida. Meil on lisaks sellele, meil on näiteks lepingute võistlused, on ju, käibevõistlused, igakuiselt meil on top 5 ja top 1 saab näiteks 75 € eest restoranis süüa, ehk et ta saab sisuliselt endale nii-öelda tasuta kuulõunad, teine koht saab 50 € eest ja kolmas koht 25 ja siis meil on 2 kohta veel, et 4. ja 5. Et ka 5. koht saab ikkagi selle ühe tasuta lõuna, et on põhjust nii-öelda pingutada kuupõhiselt, on põhjust pingutada kvartaalselt, kus meil on siis nii-öelda lepinguvõistlus ja loomulikult aastakäive sinna juurde.
ja siis me teeme kontoris, paneme sellised suured plakatid ülesse ja siis me näeme kogu aeg, kus nagu keegi on. Pluss meil on seinte peal tulemused näiteks, mis peaks meie inimestel olema, et kui on näiteks nädalas vaja üks leping, siis meil on nagu suurelt seina peale kirjutatud, et see on nagu nii-öelda igaühe isiklik eesmärk. Ja ma olen näinud, et see selline seina peale kirjutamine ja ühiselt selle eesmärgi nägemine toob päris palju tulemusi. Meil ei tekita need listid mingisuguseid õõrumisi, sellepärast, et kuna meil on kinnisvaraettevõte ja meie ettevõte on alati see, kes propageerib koostööd, mis tähendab seda, et ühel on müüja, teisel ostja, ehk et mida rohkem meie ettevõttest tuleb nii-öelda objekte juurde, seda suurem võimalus on teistel oma ostjatega neid kokku viia, nii et tegelikult meie meeskond rõõmustab iga lepingu üle. Ehk et see ei ole nagu konkurents, vaid pigem ikkagi nagu kõigile tulu. Me teeme iga aasta eesmärgi koolitusi, ehk et nii-öelda 5 eesmärki on nagu inimesel üldse elus on ju, ehk et see on see nii-öelda vaimne, äriline, finantsiline edasi, aga me teeme seda nagu kõik koos. Paneme muusika mängima, paneme nii-öelda need eesmärgid kindlaks, paneme need ümbrikusse ja me teeme niimoodi, et me teeme 3 kuud ehk 12 nädalat, siis võtame lahti, vaatame, kuhu me oleme jõudnud ja edasi teeme sealt siis aastased. Ja lisaks sellele juurde teeme unistuste plakati, mida jälle väga paljud inimesed mõtlevad, et mida ma sinna kirjutan. Mul on jälle näiteid väga palju tuua sellest, et tegelikult need inimesed, kes teevad eesmärgid ja teevad ka selle unistuste plakati juurde, nende eesmärgid täituvad 80%. Ja üldse, kui vaadata maailmas inimesi, on 3% ainult, kes kirjutavad üles, et sellest lihtsalt ei piisa, et ma mõtlen, et ma tahan rikkaks saada. Sul peab olema plaan ja sul peab olema miks sa tahad saada parimaks, aga miks sa tahad teenida 10 000 eurot kuus. Et selliseid asju teeme ka ja see on ka, mis motiveerib meie ettevõtet päris palju. Okei, ma toon ühe näite, et kunagi, kui ma Remaxi kontori Eesti turule tulin, siis ma käisin väga palju maailmakonverentsidel, mitte et ma praegu ei käi, ma kohe lähen nüüd 2 nädala pärast jälle ennast nii-öelda harima ja seal oli üks Remax Euroopa pani endale kontorisse nii-öelda frantsiisimüügi eesmärgi, kui palju nad peavad tegema Euroopas kontoreid 1 aasta jooksul ja nad panid selle numbri suurelt, maalisid nii-öelda kontori seina peale ja nad ületasid sellel aastal esimest korda selle nii-öelda eesmärgi. Lead to Lead konverentsile ma otsustasin tulla sellepärast, et mulle tundub, et see ongi nii-öelda uue ajastu konverents ja selleks, et mul tuleb ka meeskonnaliikmeid sinna, et nemad saaksid midagi uut ja igalt konverentsilt me ju õpime midagi. Igalt konverentsilt ka juhid saavad motivatsiooni ja mina leian alati seda, et igalt konverentsilt või seminarilt, kus sa õpid vähemalt ühe asja, on see raha igati investeeritud. Nii et inimesed, kes tulevad, ma usun, et üks asi miinimum on garanteeritud, et sealt nii-öelda kaasa võtta. Mõnele on see mõni praktiline teadmine, mõnel on see võib-olla väga hea näide kellegi varasemast kogemusest, mõnel on see võib-olla väga hea motivatsioon, mingi asja algus ja ma leian, et iga liider peaks arenema ja iga liider peaks käima arendavatel konverentsidel, lisaks lugema raamatuid. Kuidas tehakse äri 10 aasta pärast? Tegelikult väga raske on sellele küsimusele vastata, sellepärast, et ühtepidi paneb nagu mõtlema, et kõik on nagu juba digitaalne, kõik on suhtlemine on juba läbi arvutite, läbi telefonide. Kui vaadata nagu enda äri, siis ma nagu väga kahtlen selles, et inimesed päris nagu interneti hakkavad endale kodusid ostma, sest mis mind väga muretsema nagu ei pane, et me nagu kõik digitaalseks läheb, sest inimene, kes tahab osta endale eluunistust ja kodu, siis ta ikkagi tahab kellegiga nagu kätt hoida, tahab ikkagi kellegest seda nõu küsida. Lisaks ta peab füüsiliselt sinna kohale minema ja selle objekti ju üle vaatama. Ta ei saa seda nagu osta endale ja minna notarisse läbi interneti. Et ma arvan, et meie äris selles osas võib-olla väga palju muutusi ei tule, et ilmselt reklaam läheb rohkem digitaalseks, suhtlus niikuinii on juba rohkem digitaalne, aga nagu koduostu protsess võib-olla näiteks ma arvan, et laenud hakkavad olema meil, kui praegu minnakse ikkagi laenukontorisse, siis täna juba on ju näha muutusi, et on tekkinud näiteks suurtes pankades remote haldurid, ehk et inimene helistab, tehakse perega konverentskõne, enam ei ole vaja laenukontorisse minna, et ma arvan, et see kõik läheb kiiremaks. Aga koduost, mis puudutab just meie, jääb ikkagi, ma väga loodan, et inimesed jäävad omavahel nagu suhtlema. Aga jah, rõhksõna digitaalsus, et kõik liigub ikkagi nagu sinna, ma loodaks vastupidi tegelikult. Ma loodan, et inimesed saavad ühel hetkel aru, et see läheb nagu kõik üle võlli ja et me peaks tagasi minema back to the basics
ja hakkama nagu tegema näost näkku rohkem suhtlusi. Mis ma veel näen, on see, et inimesed või firmad üldse räägivad hästi palju personaalsusest. Et see personaalsus ilmselt tõuseb. Nüüd on ainult küsimus, mis pidi, et kas see personaalsus tõusebki nagu siis läbi selle, et me hakkame klientidega nagu isiklikumat suhtlema läbi Facebooki, mida ma ka juba praegu näen. Et kui vanasti oli läbi meili, eks ju, kirjutati väga viisakalt, tervist, kõik nii edasi, siis täna on nagu üks meil on tehtud ja hops, inimesed lähevad Facebooki ja suhtlevad juba oluliselt personaalsemalt ja ma ütleks, et see on kindlasti tulemuslik ka. Et ma loodan, et see nagu päris digitaalmaailmaks ära ei lähe, et jääb ikkagi nagu mingisugune personaalne suhtlus ka.